Putin kaotas kontrolli 2026. aasta 24. mai varahommikul ja pani Kiievi ühe sõja kõige raskema pealetungi alla. Välja lasti umbes 600 drooni, 90 raketti ja kasutati Orešnikut Bilatserkva vastu Ukraina pealinna piirkonnas. See on tuumavõimekusega hüperhelikiirusrelv, mida Moskva kasutas nüüd poliitilise terrorimärgina, isegi ilma tuumalõhke peata. Rünnak tappis tsiviilisikuid, vigastas kümneid, tabas elumaju, koole, turgu, veevarustuse rajatisi ja paljastas selle, mida Kreml üritab sõjalise retoorikaga varjata. Putin eskaleerib, sest tahab Ukrainat hirmu abil murda ja katsetada, kui kaugele Euroopa ja liitlased on valmis reageerima. Mida Putin tegelikult soovis saavutada, kasutades Kiievi lähedal apokalüptilist relva? Miks Moskva valis just selle hetke, et sõjapinget tõsta? Kuidas Ukraina ja Lääs nüüd reageerivad, sellest räägin sulle kohe. Aga nüüd tasub sul kindlasti kanalile tellida, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standard Milson Alvese järgi. Venemaa alustas üht suurimatest õhurünnakutest Kiievi vastu, alates ulatusliku sissetungi algusest. Kasutati 90 erinevat tüüpi raketti, neist 36 olid ballistilised, lisaks veel 600 drooni. Ukraina pealinn oli peamine sihtmärk. Elamuid kahjustati, koolid said pihta, turg süttis põlema, veevärgi rajatised sattusid sihtmärgiks ning ka kultuuripiirkonnad said kannatada. Rünnakus hukkus inimesi ja kümned said vigastada. Ukraina võimude sõnul on alates südaööst vähemalt 83 vigastatut. Kõige rohkem šokeeris nimi Orešnik. See Vene rakett jõudis uudiste keskmesse, sest tegemist ei ole tavalise relvaga. Sellel on hüpersoniiline võimekus. See võib kanda tavalisi või tuumalõhkepeasid ning paiskab sihtmärgi kohale allmoona. Venemaa ei kasutanud selles rünnakus tuumalõhkepead, kuid pidas oluliseks kasutada relva, mis toimib ka poliitilise sõnumina. Putin ei rünnanud ainult ühte linna. Ta näitas, et on valmis kasutama survet avaldavat relvastust. Psühholoogilist survet, et hirmutada Kiievit, Washingtoni ja Euroopa pealinnu. Bilatserkva sai selle uue etapi üheks sümboliks. Linn asub Kiievi piirkonnas ja Ukraina võimud nimetasid seda kohana, mida tabas Orešnik. Asjatundjate poolt analüüsitud pildid näitasid, et laeng jagunes enne kokkupõrget mitmeks osaks, mis kinnitab relva küllastavat iseloomu. Tegelikult kasutas Moskva suure mõjuga raketi, et suurendada hirmu, tekitada haavatavuse tunnet ja näidata, kui raske on sellist tüüpi rünnakut tõrjuda. Kiievit pommitati tundide kaupa. Rünnak toimus varahommikul, ajal, mil pered olid kodus, elanikud jooksid varjenditesse ja päästemeeskonnad valmistusid pikaks päästeoperatsiooniks. Venemaa eesmärk polnud ainult rajatiste hävitamine, vaid ka avalikkuse šokeerimine. Kui rünnakus kasutatakse korraga droone, ballistilisi rakette ja relva nagu Orešnik, on eesmärk üle koormata õhutõrje, väsitada Ukraina meeskondi ning jätta mulje, et Putin suudab sõjataset tõsta alati, kui tunneb survet. Zelenski reageeris, nõudes Venemaale tagajärgi. Ukraina president ütles, et Ukraina ei saa jääda üksi ning palus otsuseid Ameerika Ühendriikidelt, Euroopalt ja teistelt liitlasriikidelt. Peamine nõudmine on nüüd õhutõrje. Eelkõige süsteemid, mis suudavad tõrjuda ballistilisi rakette. Ukraina teab, et droone saab suures koguses alla tulistada, kuid sellised raketid nõuavad raskemat tehnoloogiat, kiiremat reageerimist ja pidevat välistoetust. Putin püüab seda rünnakut esitada kui sõjalist vastust, kuid tegelik mõju langeb linnadele, hoonetele, koolidele, turgudele ja põhitaristule. Moskva retoorika räägib sõjalistest sihtmärkidest. Ukrainas saabuvad pildid ja teated näitavad elanikke, tuletõrjujaid, päästemeeskondi, klaasikilde, tulekahjusid ja kahjustusi linnapiirkondades. Orešniku kasutamine näitab samuti, et Putin sõltub üha enam hirmutamisest. Venemaa ei ründa ainult rindel. Ta püüab muuta Ukraina tagala pideva hirmu piirkonnaks. Kiievi ja selle ümbruse sihtimisega tabab Moskva Ukraina valitsuse poliitilist keskust. See avaldab survet elanikkonnale ja püüab liitlastele hoiatust saata.
igasugusele suuremale toetusele Ukrainale võidakse vastata eskalatsiooniga. Rahvusvaheline vastus algas tugeva hukkamõistuga. Euroopa liidrid pidasid Orešniku kasutamist ohtlikuks eskalatsiooniks. Euroopa Liit nimetas seda tegu tuumašantaažiks ja poliitiliseks surveks. Tundlik koht on see, et raketil on tuumavõimekus isegi siis, kui seda kasutatakse tavapärase laenguga. See võimaldab Putinil mängida hirmu piiriga ilma ametlikult tuumapiiri ületamata. Ta ei pea tuumarelva plahvatama panema, et ära kasutada paanikat, mida selline relvastus endaga kaasa toob. Ukraina tegutseb nüüd 2 rindel. Esimene on elude päästmine, tulekahjude kustutamine, rusude eemaldamine ja põhiteenuste töös hoidmine pärast rünnakut. Teine on poliitiline. Liitlasi tuleb veenda, et õhutõrje peab jõudma kiiremini ja suuremas koguses kohale. Kiiev ei taha ainult toetavaid avaldusi. Tahetakse süsteeme, mis suudaksid takistada järgmisel Orešnikul, järgmisel ballistilisel raketil või järgmisel droonide lainel jõuda pealinna linnaosadesse. Rünnak on ka proovikivi läänemaailmale. Putin jälgib iga reaktsiooni. Kui vastus on nõrk, saab Moskva aru, et võib seda korrata. Kui tuleb rohkem õhutõrjet, rohkem sanktsioone ja rohkem strateegilist survet, siis eskalatsiooni hind tõuseb. See on külm kalkulatsioon selle pealetungi taga. Venemaa kasutab relva, mõõdab ehmatust, jälgib reaktsiooni ja otsustab, kas tasub veel samm edasi astuda. Putini probleem on see, et selline rünnak võib samuti kiirendada seda, mida ta üritab vältida. Mida rohkem Moskva panustab linnapiirkondade vastu suunatud hirmutusrelvadele, seda suurem on surve tugevdada Kiievit. Orešniku kasutamine ei hirmuta ainult Ukrainat. See paneb valitsused, kes teavad, et Venemaa kasutab sõda, valvsaks. Venemaa kasutab sõda kui näidist, et testida hirmutamist, sõjatehnoloogiat ja strateegilist väljapressimist kogu maailma ees. 24 mai pealetung paljastas sõja, mis on sisenemas veelgi ohtlikumasse faasi. Vladimir Putin tõi mängu relva, millel on nii sõjaline kui ka psühholoogiline väärtus. Ta püüdis näidata jõudu, kuid paljastas ka poliitilise kontrolli puudumise. Kui juht peab kasutama relva, mida nimetatakse apokalüptiliseks, et rünnata juba kannatanud linna, ei ole sõnum ainult jõu näitamine. See on surve kurnamine ja katse murda vastast hirmu abil. Sõda jätkub uue ja ohtliku arenguga. Venemaa näitas, et võib Orešnikut uuesti kasutada, kui soovib rünnaku poliitilist mõju suurendada. Ukraina püüab selle šoki muuta suuremaks sõjaliseks toetuseks. Putin püüab muuta hirmu enda kasuks. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja. Minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini kursis Milson Alvese kogukonnaga.